tere kõigile, on laupäev, 15. august, on väljas 23 kraadi, ilm on selline vahelduvalt pilves ja oleme täna siin, et nautida esiliiga 23. vooru, kus omavahel lähevad vastamisi Viimsi JK ja Tallinna Levadia U21 võistkonnad. Oleme teie tänased kommentaatorid, mina Robin Kivirand, millega ollakse teisel kohal ja Levadial 31, millega ollakse 6. kohal. Ja ongi avavile. Age Mang seal paar tantsulõigutust teeb. Ja väga peenelt praegu Kaljuvere paneb kannaga söödu Age Mangile ja Age Mang lööbki siin 10. minutil juba Viimsi juhtima ja kui just tegi seal nurgalipu juures palliga tantsu, siis nüüd ilma pallita ja sõpradega ka ja Viimsi läheb siin 10. minutil Age Mangi väravast juhtima seda kohtumist. Löögile läheb mööda seekord. Viimsi jälle nüüd vasakut täht mööda. Eelmine rünnak sinna hästi vahe pea leidis, nüüd vahe jälle palliga. Avaled sammud, tuleb ka löök vasaku jalaga sinna, aga läheb küljevõrku seal. No, võib-olla kui Lehtemets läheb löögile. Tuleb ja löök läheb ka, pall latis käib ära ja jätku olukorrast. Teine värav Viimsile. Ja Age Mang oma mängu teise lööb praegu ja 39. minutil Viimsi 2-0 juhtima viib. Aga tõesti Lehtmetsalt väga hea üritus ja läheb Pavlovic löögile sealt ja tabab pall posti ja ei suuda sealt praegu kompus ära. Ja nüüd ilusti Aronson. Ja Rodinov läheb löögile ja täitsa ilusti tabab seda palli ja Lahe tõrjub ja nurgalööki lahti mängimas on. Saadab palli kasti. Azizi suunas see läks. Pigem on parem, kui peavalu on treeneril, mitte mängijatel, kes alustab. Aga siin väga naljakalt kukub see olukord Viimsi kasuks ja vahetusest sekkunud number 10, Neville Grimm, lööb selle palli või ma ei tea, tõstab, lööb midagi selle kahe vahepealset. Ja pall lõpetab ikkagi väravas. 3-0 Viimsi asub seda kohtumist juhtima. Seal ei jõua keegi teine Viimsi mängija kohe reboundist lööma. Hästi siin 1-2 kombineerivad, tuleb ka 4. Ja 4. värav on tõsiasi ja nii lihtsalt see mäng käib. Viimsi lihtsalt paneb oma paremuse maksma ja lihtsalt mängivad üle Levadia. Levadia mängijad on nüüd kindlasti eriti aga nüüd saab Viimsi jooksma. Levadia, vabandust. Aronson. Pall ka äärde ja tuleb ikka üks vastu. Ei tule. On seal. Tundus ka, et ning kaitses on endiselt ikkagi Viimsi ees. Grimm nüüd peab veel palli, kas annab kohe ära, annab ikka Vaherna palliga. Kas tuleb löök üle aasted, jätab sõbrale, tuleb ka löök ja ei tea, kas seda päris suureks löögiks saab nimetada, aga värav on tõsiasi 5-0 Viimsile. Number 70 küttis selle värava sinna. Ja täpselt lõpetab peakohtunik selle mängu ja Viimsi kodustaadionil paneb oma paremuse maksma 5-0. Võidavad siis Tallinna FCI Levadiat.